Tere tulemast vaatama saadet Koomikud ja küsimused. See on saade, kus punkti saab nii õige vastuse kui naljaka mõttekäigu ees. Tänases saates. Ja siis teile nüüd ammusi teha. Maanaisele paned nüüd konkreet... Kana kaamli sisse ja... Siis ongi... Ma ei saa midagi teha, nad sidusid jälle. Ma ei saa üldse tahta. Tee suuga, nagu ta ütleks Karl. Oskar tahtis... Ei oskate nii teha? Ei oska. Väga hea. Unibet, selle saate maksis kinni Unibet. Minu nimi on Kaspar Kikervill ja minu kõrval nagu ikka küsimuste meister Karl-Alari Varma. Meie hooaja viimases saates on tõeline vastasseis. Meil on ühel pool meelelahutajad ja teisel poolel koomikud. Kõigepealt teeme tutvust meelelahutajatega. Meie sinises tiimis on Televiira! Ja meie sinise tiimi kapteni kõrval on armastatud näitleja ja absoluutne meie uus lemmik Oskar Seeman! Ja punases tiimis on juba meile ammu tuttavad näod, daamid ja härrad. Punase tiimi kapten Sander Õigu! Ja tagasi on meie üle-eelmise või ammu tagasi külaliskaptenina ka rolli teinud ja meie kõigi lemmik stand-up koomik Sander. Sanderi sõber Roger Andre! Väga hea. Nii, aga nüüd on meil teada, kes meil saates on, aga meil ei ole teada, mis on meie hooaja viimase saate esimene küsimus. No vaatame, kuidas läheb. Esimene küsimus, mina tean. Mängime üldse? Kuidas? Mille peale me mängime? Me mängime võidu peale. Au! Unibet mingit kiirlaenu ei ole välja pandud või midagi? Unibeti kiirlaen. Palju sul vaja on? Ma võin musu ka teha, kui tahad, aga... Paarsada tuhat saab. Ütleme nii, et kaotaja saab Karlilt musi. Nii et on mille nimel mängida. On mille nimel mängida. Nii et kaotaja tiimi tuleb Karl suudlema. Ja kui sa mõtled, kas keelega? Jaa. Ma loodan, et on väga palju teatrialaseid küsimusi. Mul ei olnud lepingus seda kirja. Juriidiliselt, kuidas mugeldasid prantslased teise maailmasõja ajal salajasi dokumente või sõnumeid? Kuidas siis mugeldasid prantslased teise maailmasõja ajal salajasi dokumente või sõnumeid? See on väga loogiline vastus. Croissandi sisse peidetuna. Ma ei kuule ja ma ei näe küsimus. Kuidas... Noor mees, kuule ei näe. Seal on küsimus, aga see on väga väikses kirjas. Suur telekas lihtsalt, kuidas mugeldasid prantslased teise maailmasõja ajal salajasi dokumente või sõnumeid? Mul on palju olulisem küsimus. Sa ei näe, mis seal kirjas on või? Oota, ma panen teise prillid ette. Palju? Kuidas? Mõtlesin, paneb nüüd kollad. Mugeldasid, aga... Noh. See oleks kõva küsimus, mingi järgmine värv. Kuidas mugeldasid prantslased teise maailmasõja salajasi? Dokumente või sõnumeid. Doktorid. Seda tausta juures läheb, ma pean uued... Ei, mul ei ole kahte. Nii, sa tead vastust. Kuhu nad smugeldasid? Kuidas? Mitte kuhu, kuidas? Kuidas? Aga see oli küsimus sulle, Karl, kuhu? See oli siis, neil oli see ülestõusu, ma tõlgin, resistance forces, ehk siis ülestõusu, ehk siis resistance. Prantsuse revolutsioon. Revolutsiooni, jah, need, kes võitlesid, siis maalune revolutsioon oli. Nii. Ja nad smugeldasid dokumente välja Prantsusmaalt. Nad omavahel andsid sõnumeid. Omavahel sõnumeid. See oli see lühiraadio vist oli ju. Aga nad smuugeldasid. Smuugeldasid. See oli päisepäeva. Saunautisime pärast, kui tuli teine maailmasõda mainima. Poleks nagu see ei ole mul isegi nagu top 2 maailmasõda. Seda kolmandate. No nii, aga sinin tiim alustus. Kõige lihtsam vastus on see, et croissandi sisse panid või püksi. Teile tahad see ennast natuke seletada ka? No, selles suhtes vanasti võib-olla on neid kohustuslikke, neid kõik katsuvad sind läbi, et kus kohas on ja röntgenit for sure ei kasutatud. Et sa panid püksi ja keegi ei puutunud ja... Meie vastus on, et nad panid püksi. Panid püksi.
punane tiim. Püks ei pandud. Punane tiim palub vihjet. Punane tiim palub vihje. Nii palju targemad. Smugeldamine siis tõesti millegi sees teda siis... Mille sees hoiti teda? Ei, mu lemmik on see, kui küsimus või vihje on küsimus teiste sõna. Anna mulle võimalus edasi minna sellega. See pandi millegi sisse ja see, kuna see oli selline Pariisis ükskõik kus, Pariisist põhiliselt või muus Prantsuse linnas, see pidi olema selline ese, mis on igapäevaelus nagu nähtaval ja mida sa igapäevaelus kasutatakse. Ma tean. Jalgrattapulga sisse. Jalgrattapulga sisse. See oli päris jalgrattaid palju tol ajal. Ma ei tea, miks ma niimoodi liigun. Joo, see oli palju. Oskar tahab jubedalt vastata. Vaata, neil on see peen vunts. See, mida keerutavad. Kirjutasid hästi väikese kirjaga selle peale ja siis nad läksid ja tegid seda oma ja siis samal ajal, väed on seal, kaevikud on 6 meetri sügavused, selge. Midagi sellist või? Kui palju see oli praegu selle nagu vastusega seotud? Nagu mis asja? Mul on lihtsalt ka tunne, et Oskar tahtis lihtsalt teelele musi teha. Kes siis teelele tahab musi teha? Oot, sa pidid teistpidi käsid. Ma pakun, et kui see ei olnud croissant, siis see oli bagett. Tead, see on õige vastus. Bagett sinu sees. Võib-olla, kui sa lõpuks teada saad, kui tark ma olen, siis tahad musi teha. Sinine tiim on nüüd punktiga ette läinud, nii et... Roger mõtleb, bagett, mis see bagett on? Saia vees. Õige, tubli Roger. Lõpuks said aru. 2 punkti sulle. Kuule, teie ei kuradi kiusa minu Roger. Istub seal omal pool, musitage, palju te tahate musitada. Sander on lihtsalt kade, Roger on seda musitanud küll. Ta pole ühest saanud. Me Roksiga päkis musi ei teinud. Sellepärast vetsi uks kinni oligi. Ma mõtlesin sama nagu. Mis nad teevad seal nii kaua? No võt, nüüd me teame, aga... Jätta ka spioon välja. Vaata, mingi pilti teeb Karl endale lihtsalt õhtuks. Kust otsast sa arvasid, et see naljakas on? Sa kuradi pervert! Muuseas, see oli ainuke pilt, mida mul lasti teha ei tema. Sa olid reaalselt, mõtle mitu korda, but make titty shiny. Oota, pane tagasi, ma ei saanud. Tee suuga, nagu ta ütleks Karl. Oskar tahtis pilti teha sellest. Tee nagu ta ütleks Karl. Ta saadab sulle meili. Saada Facebookis saada, see võtab resolutsiooni maha. Meil on mul on kollektsioon sulle. Pane viitransferiga. Oh my god, jumal hirmus. Sul on kollektsioon. Ja Kaspar oli, tee temaks ka. Jaa, aga miks minu omad on naljakad ja tema omad? Tee niimoodi. Ainult pane üks laser taha, see oleks nägu küsimusega seotud. Kus oli mingi revolutsiooni aja üts ja kuradi bagett ja kõik. See pidigi olema küsimusega seotud. Palju nahka. Karlil on üks bagetiga ka, aga see ei olnud sünnis. Lateks televiira. Lateks televiira, bagett suus. Okei, no... Nüüd sa läksid üle piiri. Talle isegi maitse bagett. Mis siin toimub? Sa ise võtsid selle lepingule. Ja mina võin iga, et minema kõik. Viimases saates on mina arvanud. Nagu selles suhtes, et mina kõik see, mis sa kirjeldasid, see võiks olla hoopis sinuga pilt, oleks hoopis lahedam. Ära anna talle mõtte. Bagett suus ja lateks kostüüm, Sander õigus. Ma arvan, et lahendab ja selle tüli lava taga ikka pärast. Lähme edasi. Järgmine küsimus. Järgmine küsimus. No nii. Mis oli plaan A119 ehk mida tahtsid ameeriklased cool teha, et Nõukogude Liidule koht kätte näidata? Kas sa ütlesid suvalisi silpe praegu või? Ei, põhimõtteliselt ameeriklastel oli plaan, et nad tahtsid midagi cool teha, et siis Nõukogude Liidule koht kätte näidata. Mida nad tahtsid teha? See oli päris plaan. Teha suure Ameerika lippu niimoodi, et seda oleks maa pealt näha. Kuidas sa märgistad kohta vaata? Värvida selle lipu värvidesse. Äkki nad puistasid sularaha ringi ratast kuidagi. Siin on kapitalism. Kuule. Kapitalismi lõhn oleks üleval. Jah, täpselt. Mõte on äge, aga vist veel ei ole, me ei ole vist lähedal. Ei ole üldse lähedal. See oli midagi nagu lihtsamat mõnes mõttes, mida maalt oleks lihtsam teha. Panid värava ette. Mis see, mida oleks maalt lihtsam teha? Projekteerida kuu peale. Mis sa projekteeriksid kuu peale? Lipu.
Te keelete sinna lipu juurde. Ei jää. ei jää . Ei jää. Presidendi näo. ma tahtsin ka tegelikult seda . Praegu oleks mingi eriti sõnumi . Hello . riigi nime . mis on siuke sõnum , millest kõik saavad aru ? no oma riigi nime paned sinna . Kuradi keskmise sõrme . Ja mis oleks üks kõige suuremaid keskmisi sõrmi ? Coca-Cola . meil on , teil pole . Aga neil on paika. Neil on Pepsi . see oli , ma ütlen kohe , et see oli sõjaväeline plaan . Sõjavägi . Kuu õhku lasta või ? jah . Teil pole õige vastus , tuumapommidega kuu õhku lasta . päriselt või ? Jah, teeme aplausi punasele tiimile. Vot selle idee peale mina... Ja nüüd tuleb pilt teelest lateks tuumapommile. Oota, ma teen võtta telefoni välja käinud. ja mul on vist ainult see veel . ei , seda ei saa teha . Oota, ma seda eelmist küsimust ei näinud , võtta uuesti ette . nii , aga ma lähen vist järgmise küsimuse juurde , mul on tunne kiiresti . nii , järgmine küsimus on siis , miks meil on tarkuse hambad ? Nonii . miks meil on tarkuse hambad ? Oskar , mis sa arvad , miks meil on tarkuse hambad ? Kas sul on tarkuse hambad alles ? miks meil on tarkuse hambad , miks inimestel on tarkuse hambad ? Miks on inimestel tarkus hambad ? Just nii . Kellel need siis olema peavad ? Aus küsimus . Ma ei tea . sa ei pea kohe ütlema . Miks sa minu käest küsid ? no see on Las nemad ikka , vastavad ja lasevad mul aega mõelda . see Oskar on ikkagi sellepärast , et kui esimesed hambad ära kuluvad , et siis lõpuks äkki on variant , et tagant tulevad uued juurde ja siis saad ikkagi edasi süüa midagi . ja nad nii või ? nagu haigala . Kas see on mingi nagu loll miks , sest evolutsioon pole veel ära võtnud või ? jah , sama , mis nagu väikesevarba , mida tegelikult ei ole . jaa , see on õige vastus . Teeme kõigepealt suure aplausi punasele tiimile 2 ka . punkti . Sander tuli . vastu seda , et tarkushambud on kasutud või ? see on evolutsiooniline jäänuk evolutsioonile ära võtnud . eelkäijatel oli suurem lõug , rohkem hambaid , et toorest liha süüa ja juba 30% inimestel , kes sünnivad , ei olegi tarkushambaid enam . jah , selle nimi on rudiment . nüüd sa lihtsalt flirdid juba Karliga . nüüd sa proovid Karlilt musi saada juba . ja nüüd ma tahan lihtsalt seda kuradi drive'i linki saada . me leidsime oma . järgmine on pilt teelest hambastina . ei ole , ära muretse . nii šokis ka veel . ma hakkan uusi ameteid välja mõtlema , mis ma siis võin kõik olla , spioon , hambaarst , mis veel ? Stewardess . kohe saame teada , vaatame , mis järgmine küsimus on . järgmine küsimus , selline ajalooline küsimus . no pane meile üks . kus ta oli mul siin ? ahah , ei . seal see oli , mis sa tegid praegu vahepeal . ma isegi ei taha Need teada on . need loomaküsimused , oota , sinna on aega veel . Itaalias on üks suurimaid debatte , et kas just oli , vabandust , see oli minevikus , oli hiljuti just üks suurimaid debatte , et kas just see asi saab UNESCO kaitse alla või mitte . mille üle nad vaidlesid ? mis oli see asi ? naiste seksuaalne objektifitseerimine . sest tänaval vitviu , ma ei oska vilistada hästi . oota , aga me siit üle ei lähe . see ei ole see koht , kus me nüüd lihtsalt rulli , kas sa just tegid vipp-liu . no ütleme jah . ma kuulsin with you . ma ei taha isegi öelda , mida ma kuulsin . Karl ? aga need , kes close caption'iga vaatavad , need nägid , et Thunder whistles . aga milline on , Sander , su vile , kui sa peaksid praegu vilistama ? tee meile üks . millest sa tahad ? sa näed naist tänaval . ühte sa näitasid nagu juba ., kui ma . ma ei ole . oleneb , kas ta on nagu maanaine või linnanaine . räägi lähemalt , mis on siis maanaine ? see oli praegu linnanaisele või see oli ei , see oli selline , kui ma ei ole kindel . tikupoisi peatuse juures või ? ja või Nõmmel , noh . aga milline siis maanaise vile on ? maanaisele paned mingi rahu , ära jookse veel , oota . ja linnanaisele ? väga armas , väga armas . nii , aga lähme tagasi itaallaste juurde . mis on siis see , mis tekitas debatti , et kas see saab minna siis UNESCO kaitse alla või mitte , just siis Itaaliast on jutt . see on üks asi , millega nagu noh , Dan seisab ka selle eest . No nii. see on see , et sa ei koligi välja . nagu osa kultuurist .
See on seal kultuuris väga. Ei, see oli väga siuke, meil on hapnik otsas aplaus. Üliuimane. Ei, nad vist ei tea, kes Dan on. Minu sõber. Bilseeria on sinu tuttav või? Sarnane, aga teistsugune. Aga Itaalia mehed nagunii kolivad alles 40+ välja. Kas ma annan ühe vihje ära? No. Tegemist, kui tavaliselt UNESCO annab oma kaitset igasugustele hoonetele, sellistele loodusasjadele, siis see ei ole ei hoone ega mingisugune... See on hoopis pitsa või pasta? Kumb? Pitsa! Õige vastus! Napolitaani stiilis pitsa. Mille jaoks ma siin ikka olen? Väga hea küsimus, Karl. Aitäh. Ja, nii et see vastus oli siis Napolitan pizza. Ja, et seal peab olema siis õige see tomati, õige paksus, õige tomati protsent, mis iganes kõik need asjad seal olid, et õiged asjad vajalikud. Tomati protsent on see õige termin. Tomati protsent on. Ei, see õige tomat peab olema. See oli mu hüüdnimi. Kusjuures San Marzano, aitäh. Itaaliast räägid, ma just käisin Roomas, väga halb koht, ei soovita, või siis ainult jaanuaris, aga ma sain teada, et no, me teame seda legendi, et Rooma asutasid Romulus ja Remus, on ju. Ei tea, räägi kiirelt oma sõnadega. Nagu ei tahaks, ma üldse härikstada. Aga lihtsalt, et Romulus ja Remus jäid ellu tänu sellele, et ema... Onu Remus. Rahu. Romulus ja Remus! Kuula! Ei, et ema hunt toitis neid siis oma rinaga ja piimaga. Ma te ei näinud praegu ja sa vaatasid teile väga huvitav. Sa tegid selle ära ja vaatasid teile. Igatahes. Huvitav, et seda näost seda aru saama ei otsinud. Aga igatahes ema hunt andis Romusele ja Remusele tissi ja siis Romulus tappis Remus ära ja tulemuseks on Rooma, on ju. Aga vähe teatakse seda, et siis tolleaegses keeles, tõenäoliselt ladina keeles, siis mingis keeles on ema, hunt ja prostituut on sama nagu sõna all. Siis ma mõtlesin selle peale, kui nagu antiikajal ikkagi mingisugused inimesed, roomlased olid väga uhked selle üle, et nende linn on asutatud Romusele poolt, kes sai ema, ja siis kui tuli Kuule, aga kas see... Ei olnud prostituut, ei olnud, oli ema hunt. Ema hunt on, ei olnud prostituut, kes on, ema hunt oli. Päris pikk lugu. Ja tuletan meelde, vastus oli... See on sinu bränd, pitsa. Vastus oli... Mina seda kust ei joo. Ja vastus oli pitsa ja me saame punkti. Jah, just nii. Ja seis on 2-4. Kõik on mängus, kõik on palju minna. Ainult Sandri roppused piibitakse ära, aga keegi ei lõika midagi välja. Ja sinu ma pole kahjuks. ropendanud veel, nii et... Võider tegelikult. Teil on mingi keemia oma vahel. Te tunnete ka seda või? Roger istub laua otsas, nokib lihtsalt 10 minutit. See, et publik vaikselt läks niimoodi. Jou, ma tahan seda järgmist salvestust näha. Keemia, šmeemia. Liigume. No nii liigume. Ei, ma ei tea. Karl. Siin oleks võid teha kiire ülemineku, aga Karl tahtsid veel pilte vahepeal, aga läheme järgmise küsimuse juurde, Karl. Jaapanis on kontseptsioon inemuri, mis tähendab avalikult millegi tegemist. Mille? No me kõik teame seda. Inemuri. Inemuri. See on... Avalikult millegi tegemine. Mille tegemist? Karaoke. Laevatavad. Ei ole karaoke ega naerutamine. Kasuta seda lauses. See on jumala hea küsimus. Aga jaapani keelses. Karl. Tee nägu ka. Teenid silmi. Ma ei saa vihje, see on liiga suur vihje, kui ma seda tegin. Teen, okei. Härrasmees Inemuris ja kõik vaatasid, kui tubli mees. Härrasmees Inemuris. Daamile ukse avamine. Ei. Avalikult millegi tegemine. Suudles. See on üks tegemist, mis näitab, et sa hooli, see on seotud Jaapani siis kultuuriga väga tugevalt. Seal see, mis see sõna oleks, mis ma ütlen, ma olen vihjanud töökultuuriga. No nii. Töökultuuriga väga. See on väga hea vihje, jah. Kui te mõtlete Jaapani töökultuuri peale, mis on need asjad, mis pähe tulevad kohe? Läheb pärast geishasid. Teine töökultuur.
Mis sa mõtled? Avalikult, see on nagu... Mulle meeldib see metapärast, mulle nii tore see Roger üldse ropp ei ole. Nii, sa ütlesid... Tööpostil magamine. See on igal pool magamine, nii ma võtan magamise vastu. See on õige vastus. Sa tööpostil. Ei oskate nii teha, ei oska. See siis tähendab avalikult magamine, ükskõik kus ühistransport, restoran, mis iganes, see näitab, et sa teed nii palju tööd ja oled nii ustav töötaja, et sa lihtsalt kukud korra kokku. Et ainus tähtis osa on see, et lõpus, kui keegi tuleb äratama, siis sa suudad kohe üles ärgata ja oma eluga edasi minna. Täpselt nii. Kuule, Karl, aga vahetame vahepeal käiku, teeme midagi muud. Ma tunnen, et meil oleks sükest väikest vaheldust vaja. Teeme midagi muud. No nii. Mul on... Tõde või tegu? Ma võtsin pudeli. Nii valmis lihtsalt. See, et sul oli see valmis ka, on uskumatu. Ei, kui crazy on nagu see, et Kasparil on kohtingu show ka ja sinna ei tule. Aga ta sai punkti selle ees praegu. Et seis on 4-4, nii et nüüd, aga Karl, mis sul plaanis on? Ma olen võtnud kuulsad filmide pealkirjad. Ja need 20 korda erinevatest sketist läbi tõlkinud. Nii et ta on nagu hakklihamasinast läbi käinud, läbi tõlke, kuni eesti keelde on jõudnud tagasi. Ja ma ütlen teile selle siis päris kiire raund, ma ütlen, need ei ole üpriski lihtsad tegelikult. Aga ma ütlen teile need nimed, need pealkirjad ja te peate mulle karjuma, mis filmiga on tegu. Karjuma? No ütlema. Ei, teeme nüüd karjudesse. Jaa, ainult karjud. Teeme nii. Siuke film on. Võib-olla seda tooni, kus ma aru ka saan. Nii, esimene. Suur külm paat armastusega. Titanic. Ei, Lambo. Titanic läks enne õige. Väga hea. Nii lihtsalt filmid. See oli esimene. Väga hea, Sander. See oli selleks, et aru saaksid. Nii. Olge järgmisega ka valmis. Järgmine ka üpriski lihtne veel. Sinised inimesed metsas. Avatar! Tuli ära, väga hea. Avatar, kiire. Nii. Ma kuulsin sind enne. Ja nüüd me läheme natukene võib-olla keerulisem. Nüüd ma tahan spetsiifilist saada. Sõbrad jalutavad väga kaua. Forrest Gump. Sõbrad jalutavad väga kaua. Sõbrad jalutavad väga kaua. Green Mile. Ma ütlen vihje. Triloogia esimene film. Sõrmust ei saanud. Sõrmust ei saanud Fellowship of the Ring. Täpselt. Väga hea, väga hea. Sõbrad jalutavad väga kaua. Oot. Nüüd lihtsalt faktipõhiselt, mis keeltest sa, mis keeltest sa tõlkisid? Need 20, palun. Need 20 järjelt, ma ei ole selle vastu. Ja Karl, ära mängi, et sa ei tea. Oskaril on vaja kõik nagu kindlalt teada, mis keelest ma keelde lähen, et jõuda õige vastuseni. Üks hetk ma läksin Suahilist Koreasse. Üks hetk. See oli keskel seal. Sulle tundub nagu see veider, nad tegid otse inglise keelest filmi Like Mike eesti keelde, panid maagilised kossuketsid. Sul on arvatud, et 18 keelega läheb paremaks. See tuleb sellest, et teatud kultuurides ei piisa lihtsalt pealkirjas, sa pead seletama, mida see film enam olema. Maagilised kossuketsid. Täpselt nii. Kusjuures me kõik teame seda filmi Bobby tiimist ja Mike Alton ja eesti keeles vist oli Särtsakas sõit on selle eesti keelne nimi. Aga Prantsusmaal on selle filmi nimi hoopis Rasta rakett. Parem, ma ütlen. Vahepeal peab põhjendama, mis seal tuleb. Ja oleks ilmekas ja oleks aru saadav. Aga nüüd tagasi Karli juurde. Nii, vahepeal midagi lihtsalt ka teile, aga ma tahan jällegi spetsiifilist vastust. Poiss, kes ei suutnud normaalselt koolis käia. Harry Potter. Milline Harry Potter? Home Alone. Ma ei tea. Esimene on õige, ma ütlen Harry Potter. Sinine tiim on punane tiim on 2 punktiga nüüd ees. Seis on 7-5. Ja viimane. No nii, kuulake nüüd. Robot õppis armastama prügi. Robot. Olli! Õige vastus on Olli! Õige, tubli! Oota, Vot see on see, mis haridustase lõpeb. kas see prügi on inimesed või? Ei, see... Ei ole, see on inimestest maha jäänud prügi, kes läksid kõik kosmosesse. Hakkas armastama. Eva tuli ja siis Eva. Eva on see robot ja siis see prügikoristusrobot oli, vaata, üks ka. Ma ei vaata mingist Oskar luges seda peale, ma arvan. Jah, Oskar. Kes olid seal? Kardad ka seda aega? Oskar oli prügi.
kuulsad. ta ise ütles seda. Need kahekesti seal hollika ees purskkaevu juures, vaata. Täna on ju Ladies Night. ei, ma olen reaalselt seda komplekti tuleb Island Soundil iga kolmas, on täpselt. Ei meeldi või? Väike juurde teile sinna. Me lähme nüüd telki. Mulle meeldib, et Sander pani Oskarile puid alla, et Oskar näeb isa nägu, aga oma viimases filmis Oskar mängis Sander õigust, nii et... Punkt Kasparile. Nii et jah, aga ma tegelikult ei palunud puid, et ta näeb isamoodi välja. Ma küsisin, et kas ta kardab ka seda, kui ta hakkab isamoodi välja nägema. Nii head komplimenti ma pole ammu saanud. Just. Kusjuures Oskar, Eesti parim pulmaisa, oli mu parima sõbra pulmaisa ja absoluutselt võrratu, nii et kutsun. Aga sinu pulma ka tuleb? No millal te teete? ma kardan, et see võib liiga pingeline olla. Küll me jõuame ikka sinuni. Aga ei, aitäh, issand jumal. Issand jumal, palun neid. Aitäh sulle, Sander, selle... Aitäh. See oli esimene pulm, mis ma tegin. Aga... Viimane ka või? Ei, aga siin oli kasi... Mul on suvi vaba. Me promonurgani alles jõuame, aga esmalt me peame jõudma järgmise küsimuse juurde, nii et Karl, pane meile järgmine küsimus. See oli üli nagu enesekindlalt öelda, et mul pole tööd. Tegu. No koolis käid või suvi vaba, mida sa ajad? Meil oli see volli teemaline pulm, noh, et... No nii, aga Karl, nüüd on aeg. Lähme järgmine. Järgmine küsimus siis. Miks paljud kirjanikud kasutavad kirjutamiseks Comic Sansi fonti? See on kõige naljakam. Aga see on ju paljuski naeruvääristatud font. Miks see, et ta naljakas, kuidas see aitab üldse? Mahub hästi ära kuidagi. Äkki sa samugi koopiamasinast läbi lasta kuidagi normaalselt või mingi asi või? Ei, ta on selles mõttes, et miks ta fondina tegelikult palju kasutust leiab, on üks põhjus on see, et ta on hästi kergesti loetav. See on see, et ta on kõik trükitähed nagu või? Ei ole, ta on lihtsalt see... Ütled ise vastuse ära. Ei ole kõik trükitähed, et ta on lihtsalt see, kuidas fonte disainitakse niimoodi, sa saad teha, et tähed erinevad. Karl, enne kui me läheme edasi, siis mul on sulle ka üks küsimus, üldse teemasse puutumata. No nii. Miks hästi paljud kirjanikud kasutavad ühte spetsiifilist fonti? No erinevatel fontidel on erinevad psühholoogilised mõjud. Ja see oli ka ühtlasi vihje. See on hästi nagu uplifting nagu siis või, et seda on nagu rõõmus lugeda või? Pigem just ta on nagu väga liigutav ja emotsionaalselt sügav. Mulle endale meeldib, kui on hästi pilte ja värk. Comic Sans. Ma olen siin saates õppinud, et huumor on väga liigutav ja emotsionaalselt intelligentne ja tark ja sügav ja avardav. See on nagu trükimasina moodi välja. Ei, nad olid seal andmebaasis ja me hakkame koomiksit tegema ja siis vaatas, et Times New Roman. Koomik! Läheb see? No. Jah, sul tuli mõte ja sa ütlesid seda. Ma võin sulle öelda, et tavaliselt kirjutatakse Comic Sansis valmis, siis pannakse Times New Romanisse pärast. Äkki tulevad mingid kirjavead paremini esile või? Ei, aga... Lugeja loeb ikkagi Times New Roman. Aga kirjanik ise. Kirjutamiseks. Miks olla hea? Aga ei tunne neid madalamaid tähti. Ei, see on puhtalt psühholoogiline asi, mida ma proovin teilt saada. Aga see paneb loovuse tööle. Aga miks? Jah. Sest ta näeb teistmoodi välja, ta on nagu ekstsentriline ja huvitav. Oled sa lugenud kunagi Times Romanist? Tundub väga... on lihtne, korrektne, liiga konkreetne. Lihtne, korrektne. Ja nüüd kujutame ette, ma panen... See on lõbus ja lai ja avardav. Me ütleme õige vastuse ära, siin praegu ei tulnud lihtsalt. See võtab psühholoogiliselt selle pinge maha, et sa pead midagi tõsist tegema ja sellega see on nagu tõestatud, et sa kirjutad rohkem ja palju kiiremini. Roger ütles, et ma ütlesin, et andke talle punkt. Mis see täpsemalt ütlesite? Playback, me tahame seda. Varri on vaja. Nii. Kohtuniku ka, kes on... Ja ots tuli sisse, Varr ütles järgmine küsimus. Pane ruttu like ja subscribe, sest ma tahan koju saada. Järgmine küsimus. Kuule, siin on pulma asja palju. No, meil on ju... Kana kaamli sisse ja... See oli eelmine saade, Oskar. Aga mida tehakse Lõuna-Koreas peigmehega enne pulmaööd? Traditsioon. No teile, mis see oli?
mis asi see oli? Sa vilistasid samal ajal mingile maanaisele, või tähendab mingi linnanaisele vilistasid. Ära mine närvi, ära mine närvi. Kuidas sa siis seda? Aga löök tuleb kehast. Mida tehakse, see on traditsioon? Ta seotakse puu külge kinni ja hoitakse. Ja siis ongi. Ma ei saa midagi teha, nad sidusid jälle. Ma ei saa üldse ei tahtnud. Ma olin paugu otsas, kui puu käis. See on legendaarne lause, mina ei mõtle seda. Normaalsed inimesed teavad. Aga vaata, mis me just õppisime, on see, et publik on nii noored, et nad arvasid, et sina tulid selle peale. Ka ei ole paha, lihtsalt on nii, nagu on. Aga teile, kui sa peaksid mõtlema, mida sa tahaksid teha Lõuna-Korea peigmehega enne pulmaööd? Ma paneks ta raamatuid lugema, täiesti ausalt. Enesearendusraamatud, psühholoogia, suhted, see on Ester Perelli raamat Armastus ja petmine. Mina kontrolliks inimese nagu päevade lõikes vanust eelkõige, et kas abiellud ikkagi nagu 18-aastasega või 16-aastasega, ja kes on nagu juhuslikult 2 päeva vanem kui 16. Ja sa teed seda enne pulmaööd või? Kus juures, huvitav fakt, ma ei mäleta, kust ma seda kuulsin. Aga Koreas tuleb välja, et on võimalik olla nii umbes selline 2 aastat vahem, kui sa tegelikult oled. Tähendab seda, et Oskar, need probleemid, mis sa kirjeldad, on rohkem teie valdkonna probleemid, need lähme... Millele sa vihsid? Selles mõttes see on väga spetsiifiline asi, aga ma võtaksin üldisema vastuse, võtan vastu. See on midagi, et tõestada midagi. Et peigmees on millekski valmis. Milleks ta valmis on ja kuidas see oli sinu arusaam vilistamisest või? See toimib. Ma ei julge lihtsalt neid roppe liigutusi järgida, mis sa teed. Mis selles roppu on? Vaata, kui ma pööraksin käe ümber, banaalne, niimoodi noolemäng, panen uut WC-paberirulli, lööd lahti kellelgi. Õige vastus või? Lihtsalt hea mõttekäik. Ja mul on lihtsalt hea meel, me tihtipeale mõtleme, millised klipid me paneme saate alguses. Nüüd on Teele vilistamas ja Sander. Palun ei. Väga hea. Aga mis te arvate siis? Aga see ongi midagi peigmehega tehakse. Ta peab tõestama, et tal raha on. Kuidas see on määrav? Mitte minule, aga nagu... See on metafooriline asi. See on väga metafooriline asi. Mis see tähendab? Mitte üks ühele, vaid siukene... Ja vaata, Eestis on ka pulmatraditsioonid, raiutakse pakku ja see on mingisugused traditsionaalsed asjad, et see on metafoor millelegi. Siin on samamoodi metafooriga. Enne pulmaööd. Pulmade keskel või? Ei, pulmaööd. Ma lihtsalt võin pulmast näita. Põhimõtteliselt toimub akt ja kõik ütlevad ja nüüd. Et see on selline, vaata, on see... Kuidas ma ütlen, see lause, mis on läbi raskuste ja sellisele nagu heas ja halvas, eks ole. Kuidas sa simuleeriksid seda halba? Hoitakse mingi 3 minutit pead vee all. Veega käib asi kokku küll. Veega on asi, aga ma arvan, hinnatakse midagi teda või? Ma arvan, et ütleme niimoodi, et siin pekstakse vastu jalgu. Aga millega? Millega? Ja kui vesi oli seotud. Hästi tuli Vile praegu välja ka. See oli väga effortless. Millega? Ja millega pekstakse vastu jalgu? Ruudi. Vesi on seotud. Isa ajalehega. Vesi on seotud. Vesi on seotud. Veevoolikuga. Kes elab vees? Kala. Kailadega vastu jalgu. Aga siit punkti ei tule, kui aimaseme vastu teada. See sümboliseerib siis seda, et sa pead suuda vastu pidada raskustele, et pekstakse jalgu kala. Aga seal on suur vahe, et kas see on mingi tuunikalaga või mingi eeringaga. Võid panna julgelt, millega tahad. See on ikkagi päris valus asi. Mõtle, kuidas sa pead see kinni hoidma, see libe kala. See on keerulisem osa, jah. Sinu hirm. Mulle meeldib, et Rogeri hirm on kalas kinni hoidmine. Mitte kalaga vastu jalgu saamine. Kala! No raske. Sõrmed sinna sisse. Kõigil Lõuna-Korea naistel on... Väga armas. Nii, Karl, aga meil on veel aega paariks küsimuseks, nii et pane meile teele järgmine küsimus. Pane siuke, mille eest punkti ka saab, kui õige vastuse ütled. No seis on 8-8, meil on tõesti punkte on vaja. Sest me ütlesime õige. Me ütlesime kala. Aga see oli see, et kui loom elab metsas, siis vees elab ja sa ütlesid kala. Ja töötas. Ma tean, ära siis Saaremaa.
Saaremaa. Õige vastus on Saaremaa. Kuulsate geograafiline keskpunkt on Saaremaa. Väga hea. Tubli poiss. Mängi Eesti mängu ja saad ise ka targemaks. No. Aga teised vastused oleks ka õiged olnud, sest neid on tegelikult päris mitu pakutakse. Siis Saaremaal mõnustes on see, kui sa võtad ka Euroopas saari, kõiki saari, Islandit ja niimoodi ka loed sisse. See on oleneb, kuidas on. Nüüd siis teate. Kõik on hea Saaremaal. No võt. Täpselt nii kasvab. Mõni ikka õpib ka vahepeal. Kuulge, aga lähme edasi järgmise küsimuse juurde. Järgmine küsimus. Suvekodu ju. On mu kodu juures. See on niisugune kiire loogika küsimus. 2002. aastal tuli Norras välja McAfrica burger. Miks oli firmale PR-katastroof? Ehk siis, miks oli täielik katastroof? Aafrikate liha serveerisid. Ei, see ei olnud see. McAfrica burger. Nii. Sest, et immigrandid kuidagi lendasid peale sellele kohe ja sõid kõik need burgerid. Nad näitasid videos reklaamis, kuidas see burger tuleb Aafrikas. Et ta tuleb nagu lapse toidulaualt ära. Norras. PR näit. Ma ei saa aru, kuidas see rahvale ei meeldi. Söö lõpuni. See on Aafrika burger. Seal ei olnud biffi vahel. Et nad tegid nagu McToastile uue kampaania. Proovime McAfrica. Aga see oli nii armas, kui Õnne sellel hetkel oli. See on pihvi vahel. See oli nii armas. Kuule, kas see mingi trikiga küsimus, et see oli nagu mingi Burger Kingi burger või? Ei ole. See oli loogika küsimus, see on väga lihtne vastus. Aga teil ei olnud praegu õiget vastust, aga teil tegelikult temaatika juba käis läbi. Jaa. Nii et, aga lähme korra sinise tiimi juurde ka. Kas te saaksite oma temaatikat korrata? No järelikult see on ikkagi suure nälja hädaga seotud siis või? Sest teema oli see, et burger tuli Aafrikast, kus tegelikult sa võtsid ta toidulaualt just kui ära. No aga mis te arvate, mis see võiks siis olla? Kuidas te serveerite meile selle McAfrica vastuse? Ei no katastroof oligi see, et see vajutas sellele valupunktile, mis tegelikult Aafrikaga seotud on, eriti 2002 aastal. Sa said aitsi, kui sa said. Oh my god. Mul on tunne, et ma võtan üle selle, mis Ma arvan, et loeme punktile. Me loeme selle õigeks vastuseks, sest tegelikult just too hetk, kui see välja tuli, täpselt see hetk oli üks kõige suuremaid Aafrika näljahädasid, tuli täpselt samal hetkel. Suur ikaldus oli. Täpselt samal hetkel. See, mis me siis ütlesime enne, jah? Ma ütlesin, et see on väga loogiline see labane vastus. Mis teie siis vastusele ütleb? Te ütlesite, et piffi ei olnud vahel. Võeti ära nende toidulauad. Nojah. Aga ei võetud. Aga ehk siis nagu... Ei võetud ära. Ja õige vastus siis oli, et suur PR-katastroof tekkis sellest, et see oli PR-katastroof. Jah. Aga minna järgmise küsimuse juurde. See, et mis nagu rada pidi ikkagi universumi oleks läinud, kui ei oleks olnud seda näljahäda. Üks suur näljahäda. Oleks Eestis ka siiamaani nagu, päris hea McAfrica. Kastet on normaalselt. Peale Hollywoodi Oppadi. No kuulge, lähme McAfrica juures edasi. Me muidu kätseldame siin kõik asjad veel ära. Ma annan teile ühe hoopis teistsuguse küsimuse siis. Kõige pikem küsimus, nii et ärge isegi ekraanidele vaadake. Aga Winchesteri üllatusmajas Californias on 160-toaline maja. Üllatusmaja. Millest trepid lähevad otse lakke, uksed avanevad seina ja aknad otse põrandasse. Miks see nii ehitati? Ehk siis sul oli üllatusmaja Californias 160 tuba on majas. Aga seal trepid lähevad otse lakke, uksed avanevad seina ja aknad otse põrandasse. Miks see nii ehitati? Sest neil oli vaja trepp otse lakke ehitada. Ma saan aru, et sa oled veel pahane, aga proovime nüüd, see on hoopis teine asi. Nad tahtsid Harry Potteri seda kooli järgi teha, vaata, kus trepid liiguvad ja kõik on tagurpidi ja võlu ja... Sa arvad, et see Harry Potter oli siis ennem seda? Oota, sul oli aasta ka või? Ei olnud. Aga Harry Potter oli pärast seda, võin öelda. Äkki nad lootsid, et tuleb tekib mingi gravitatsiooniline anomaalia. See oli üllatusmaja. Ma ei tea, nad tegid... Mis asi üldse on üllatusmaja? Üllatusmaja, see oli nimi. Ma ei kuulen esimest korda sellist maja kontseptsiooni. See on nagu nimi pandud sellele. Surprise house. Sa saad käia seal praegu, see on nagu vaatamisväärsus. Nagu tagurpidi maja seal ERMi kõrval või?
põhimõtteliselt tagurpidi maja või siis näiteks õudusmajad on, eks ole, tüüpi maja, eks ole, mis on nüüdseks vaatamisväärus. Ja siis 160 tuba ka veel. Ja 160 tuba ehitati 38 aastat seda ja trepid lähevad otse lakke, uksed avanud seina, aknad otse põrandasse. Tänase päeva on avatud. Miks see oleks hea? Miks see oleks selline maja? Sa saad raha pesta. Kuidagi. Ma ei tea. See on nii loll. See on täiesti, ma tahtsin ei olnud, nüüd kasutatakse turismiks seda, aga siis ei olnud. Seal oli üks spetsiifiline põhjus. Aga mõelge selle peale, mis kogemus oleks. Mingit maksu mitte et ära põgeneda, midagi varjata. Aga mis kogemus teil endal oleks? Kui te lähete majja, trepid lähevad igale poole, teete ukse lahti, seal on sein ees. Ma ütleks, ma arvaks, et see on vaimuhaige. Hullumaja oli see. Ei ole, hullumaja ka. See oleks väga õel. See oleks väga õel. simuleerida. See oleks väga õel asi, mida teha. Nii, ma annan suure viie. Kõik doktorid on mingite trossidega kiinnitud lahki, kõnnivad külge pidi. Mis sul viga on? Mida ei saa hakkama? Kõnni, tule kõnni. Suur vihje. Winchester, see oli siis omanik, oli siis Winchesteri püsside tegija üks järeltulija. Ja ta kartis, et nende püssidega on väga palju inimesi ära tapetud. See on nagu turvalisus huvides või? See ongi seotud, sest nad kujuta ette, mis need hinged, kes on kõik ära tapetud nende relvadega. Et kummitused ei leia üles? Ei, just, et hinged saaks ära minna. Õige vastus, et kummitused ei leiaks ülesse. Et oleks segaduses. Paneme ühe punkti siit ära haletsusega. Ega see nüüd väga suur väärikuspunkt ei ole. Game on rigged. Aga enne veel, kui me läheme saate viimase küsimuse juurde. Viimane küsimus on väärt topeltpunkti, nii et kõik absoluutselt on veel mängus. Enne seda teeme väikse promonurga. Nii et alustame võib-olla kõigepealt teelest sinise tiimiga. Me oleme siin vist juuli lõpukanti nüüd juba jõudnud. 2026 või? See aasta, jaa. Mis sa tahad, et rahvas teeks juulikuus? No veel me Sandriga abiellunud ei ole selleks ajaks, sest ta ei ole veel oma suvetuuri ei ole ära teinud ja kätte ei ole palunud. Mis ma tean? Tulge Saaremaale ja kui te tahate teada, mis ma teen, siis Instagrami ma ikka vahepeal postitan, ma ei suuda ilma selleta. Mul on teile see Find My Location nagu olemas, et kui keegi tahab, ma võin jagada. Aga Oskar, mis sa rahvale tahad öelda? Juuli lõpp on sul neid kuhugi kutsuda? Ei, tal on suvi vaba. Mul on suvi. Praegu on väga palju pulmi on järsku tekkinud, ma ei tea, kuidas. Aga juuli lõpp. Juuli lõpp, jah. Juuli lõpp, tulge Pärnusse, nautige Pärnut, tooge raha ja külastage erinevaid kultuuriasutusi, alates Pärnu suviteatrist, lõpetades Pärnu suveteatriga. Ja käige teatris ja... On mõni üllatusmaja ka, mida külastada Pärnus või? Veel ei ole. Aga kuidas inimesed sinu tegemistega kursis saavad olla? No tasuks kuulata seda Kappa aastaraamatut. Et järgmisel aastal, mul on suur aasta, ma olen seal päris palju sees. Et on tegusid ette? Suur aasta on olnud? Ei, no ma ei ole kõigi üle uhke. Aga selles suhtes. Eks läheb, eks kuuleb. Täpselt nii. Väga hea, Oskar Seeman. Aga daamid ja härrad, kuulame ära, mis räägib meile punane tiim. Võib-olla neil on mingid ägedaid tegemisi. Ei ole. Suvetuur on läbi. Ma lähen maale puhkama. Näeme mingi septembris. Näeme septembris. Roger, võib-olla sul on mõni positiivsem noot meelesi. Ma võtan puhkuse, see on mulle positiivne. Mis see oli see Irimi Hamahana? See Jaapani see... Mingi muri oli. Imemuri. Vaata kahe peale meil on põhimõtteliselt aju. Nii. Aga kas sul on mingid lisakaid tulemas, on mingid infot tulemas? Ma ei tea, nagu juuli lõpus vist. No äkki tuleb august, september äkki või? Ei mäleta. Vaatab. Mida oli? Vist oli? Ma ei tea, pange rogerandre.ee, kui see viib kuhugi. Siis midagi toimub. Pinn ühte ega kahte, ärge pange. Kui vähegi saate. Ma tegin vea läbi reis. Nii, aga võib-olla midagi toimub. Kui jõuate, võib-olla on suvetuuril ka veel esinemisi, nii et suvetuur.ee, sealt saate ka pileteid. Aga nüüd läheme saate. Oota, kas keegi teie käest on küsinud, et what's up? Aga meid ei kotti. Meid tegelikult lõigatakse saatest välja. Hästi põnev saade. Voice-over on tegelikult, aga lihtsalt peavad seisma terve aega, tegelikult on voice-over. Vot, aga lähme nüüd viimase küsimuse juurde. Karl, mis on meie hooaja viimase saate viimane küsimus? Nii. Ja see, ma tuletan meelde, et see nüüd, kes selle õigesti vastab, võidab ka selle saate igatahes. Sest topeltpunktid on mängus. Huvitav, kas on hooajaga võidavad?
Seda peame tagantjärgi vaatama. Suht viisel. Aga miks Winston Churchill 1931. aastal New Yorgis peaaegu surma sai ja veetis nädalaid taastudes? Mis temaga juhtus? Mis ta tegi? Kõht jäi kinni. Ta sõi šokolaadi. Ja lämbus. Ääre pealt plahvatas ta suus. Ei, see on üks teine fakt, kus aga toimus Londonis. Ma arvan, ta lämbus millegi kätte. Ei. No nii, punased. Ei no Churchill oli selline rockstar, et temaga pidi midagi nagu väga tavalist juhtuma. Oli üle või? Kas te saaksite anda pildi vihjeid? Pani üle. Enne punasele ka korra võimalus enne kui vihjet. Oota, ei, me tahaks oma võimalust koos vihjega, palun. Vihjega. See, et Winston Churchill oli New Yorgis, on väga tähtis vihje. Ta oli New Yorgis. Kas see oli keeluseaduse ajal? Ma tahtsin just Kuule. Ei olnud. Oota, nad vastavad ära. See on oluline. Winston Churchill oli New Yorgis. Punane tiim, me vastame kõik. Nii, aga punane tiim. Peaaegu surma. Oota, astus kuradi takso alla, või auto, mis asja alles tuli valelt poolt teed. Täpselt nii, vaatas valele poole teed ja astus autole ette. Fuck you, Sander! Mehed tulid tagasi. Karl, ütle meile see fakt lõpuni välja ka. Ehk siis ta unustas, kummal pool liiklus oli, sellepärast et Londonis versus New Yorgis on erinevad pidi. Vaatas, autot ei ole. Lihtsalt. Sai sisse, oli 4 nädalat peaaegu 6 aega. Natuke alla selle pidi taastuma, ribid läksid ja värki kohutav õnnetus, aga natuke naljakas ka. Ribid läksid ja värki ongi see, kuidas me selle... Noh, irooniline on õige. Naljaks ikka natuke on ju. Aga tänane saade saab kahjuks siin nüüd lõpu, aga me tähistame seda sellepärast, et tänase hooaja viimase saate on võitnud punane tiim! Oota, teeme niimoodi, et sa hoiad üleval nii palju sõrmi, kui palju sina oled see hooaeg võitnud ja mina hoian nii palju, kui mina olen võitnud. Tubli, sina said oma sõrme üles, hoia seda ühte. No mind nii ka siis. Viik oli ka teil. Seda ma räägingi, 6-1 ja 1 viik. No selge, väga hea. Kuulge, aga meie poolt suur aitäh vaatamast, aitäh, et meile kaasa elasite. Teie siin oma veel kraaklit edasi, aga lihtsalt tahtsime öelda suur aitäh, et kaasa elasite, vaatasite. Aga nüüd teeme suure aplausi meie sinisele tiimile. Meie sinine tiim, Oskar Seeman, Teele Viira. Meie punane tiim, Sander Õigus, Roger Andre. Meie küsimuste meister, Karl-Lari Värma. Minu nimi oli Kaspar Kikervill, aitäh, et vaatasite. Tšau! Väga hea.